Tervist, tennisesõbrad! On esmaspäev, 27. september ja tegelikult polnudki meil plaanis sügiskuul rohkem saateid teha, aga kui elu mängib sulle sellise teema kätte nagu Anett Kontaveidi teine turniirivõit kõigest 1 kuu jooksul, siis vabandage väga, oleks väga rumal seda võimalust käest lasta. Niisiis olemegi täna jälle kogunenud siia Delfi podcasti stuudiosse. Asjaarmastajatena on laua taga istet võtnud mina, Gunnar Leheste ja mu kolleeg Jaan Martinson. Tere! Ja eksperdina oleme endale seltsi palunud Tenniseliidu peasekretäri Allar Hindi. Tere! No kes veel ei ole kursis, millega Anett Kontaveit sel nädalal, möödunud nädalal siis hakkama sai, võitis ta Ostrava turniiri, WTA 500 kategooria turniir. 5 matši settigi loovutamata, finaalis alistus vana rivaal ja sõber Maria Sakkari numbritega 6-2, 7-5. Ja enne kui me seda matši võib-olla lahkama hakkame, kuulame ära, mida Anett eile ise pressikonverentsil just Jaan Martinsonile selle matši kohta rääkis. No räägi, mis toimub. Meie siin aru ei saa. Sa mängid elu parimat tennist praegu. Jah, ma olen sel turniiril tõesti väga hästi mänginud ja väga stabiilselt mänginud. Ma arvan selles mõttes, jah, mis toimub. Ma arvan, et ma olen kuidagi hakanud neid mänge ja neid olukordi võtma rohkem kui sellist väljakutset ja ma ei ole endale mingisugust pinget pannud ja ma olen tõesti nautinud väljaku peal olemist, mida ma tean, et ma vahepeal nii palju ei teinud, et ma tunnen, et ma olen heas vormis ja nii-öelda mängin hästi ja ma olen seda ise, ma arvan, nautinud ja see on ka, ma arvan, põhjus, miks mul need viimased nädalad on paremini läinud. Kui hakata vaatama sinul mängu lahti võtma, siis näiteks sinu pallingul täna Sakkari esimeses setis sai, palju ta sai? 2 punkti ainult. Aga samas jälle ei tundunud su palling kuidagi eriline. Mis tegi selle pallingu heaks? No ma arvan, et tähtis on see, või ma üritasin ise vähemalt valmis olla selleks, et ma pean kogu aeg edasi mängima, et ma üritasin neid punkte, ükskõik kas see tõrje tuli tagasi, siis ma olin kogu aeg valmis uuesti mängima ja selles mõttes nii-öelda punkti nagu läbi mängima, et ma ei oska öelda, mis see nagu nii heaks selle servi tegi, aga ma arvan jah, et ma olin kogu aeg valmis selleks, et paljud tagasi ja et selle punkti peab nagu läbi mängima ja ma arvan, et ma nägin päris palju vaeva nende punktidega, et ei olnud, muidugi oli lihtsaid punkte ka, aga oli ka selliseid raskeid punkte, mis tuli välja võidelda. Tõrje. Viimati ma nägin sind sama hästi tõrjumas, kui sa olid umbes 13 ja tahtsid igat palli punktiks lüüa. Tookord võib-olla ei õnnestunud, aga nüüd ka võib-olla ei õnnestunud, aga sa olid jube agressiivne seekord. Ma ei tunnud, et ma oleks olnud väga agressiivne tõrjel. Ma ei tea, selles mõttes, et Maria serv on selline suure kikiga, et seda on üldiselt raske, et võib-olla viimased paar geimi ma hakkasin natukene nii-öelda astuma sisse poole selle tõrjega ja ma tundsin, et mu tõrje üldiselt oli stabiilne, et kui tema oma servilt need punktid, mis ta võitis, ta pidi tõesti nagu väga hästi mängima, et ma tundsin, et ma mängisin küllaltki järjepidevalt, et ma väga selliseid, mõned ikka, aga väga palju lihtsaid punkte talle ei andnud. Anett, treenerit sinu kõrval ei olnud ja samas ei saa ju ka öelda, et treener oleks sind kuu ajaga mängima pannud. Räägi, mis on Tursunovi fenomen? Jah, teda ei olnud siin, teda ei olnud Tallinnas, kui ma trenni tegin. Aga ma arvan, et ta on üldiselt andnud mulle sellist positiivsust, et selles mõttes, eks ma olen head tennist enne ka mänginud, aga jah, võib-olla kõige suurem asi, ma arvan,
mis nii-öelda tema abiga on tulnud viimastel võib-olla siis nendel nädalatel või kui kaua see nüüd kestnud on, ma ei tea. Et on see, et ma tunnen ennast väljakul või noh, nii-öelda, et ma olen nautinud tennise mängimist jälle. Et need trennid temaga Ameerikas olid väga rasked, aga kõik see nii-öelda see raske vaev tasus ennast ära, kuna ma tundsin mängudes ennast nii-öelda positiivsemana ja ma jälle nautisin mängimist ja see on, ma arvan, see on üks põhiasi, mis mind on nii-öelda aidanud paremini mängima. Räägi nüüd selle aasta lõpus, tahad sa olla edetabelis kohal, mis? Ei oska endale mingisugust ootust panna selles mõttes, et mul on lihtsalt nii hea meel, et ma olen tundnud ennast väljakul hästi, jälle nautinud tennise mängimist ja ma arvan, et see on minu jaoks praegu kõige tähtsam, et ma ei ole ühelegi edetabeli kohale või millelegi sellisele absoluutselt mõelnud, et ma võtan igat uut mängu kui väljakutset ja selles mõttes loodan, et ma suudan seda taset hoida, et eks siis paistab. No nii, tagasi stuudios. Peab ütlema, et ausalt öeldes oli hirm naha vahel, et see intervjuu jääb katki selle koha peal, kus Jaan ütleb, et viimati tõrjusid nii hästi 13-aastaselt, aga Anett keerutas sellest küsimusest osavalt välja. Tundub, et Anett naudib neid pressikonverentse nüüd ka rohkem võrreldes võib-olla kunagise ajaga? No, tundub küll, jah, aga no eks sealt tuleb ka positiivselt intervjuule peale minna ja tõesti, no mul eile oli tõsine küsimus, et Anett, mis toimub? Et sa ühtäkki hakkasid sedavõrd hästi mängima. 10 aastat profituuril, 1 turniirivõit, viimane kuu, 2 turniirivõitu ja tegelikult just eriti siin Ostravas, ta oli tugevad vastased, 10., 11., 12. maailma reket ja ei saanud nad absoluutselt vastu Anettile ja kui me paneme nüüd kõik need 5 mängu suurturniirile, eks ju, ja kui ta saaks suurturniiril ka sedavõrd oma paketi kokku panna, see tähendaks ju mis poolfinaali, eks ju. No ei saa samas öelda, et see mingi väike turniir oleks siin olnud, et VTA 500 ikkagi ja vastased sellised, et Sorana Kirstea, Paula Badosa, Belinda Bencic, Petra Kvitova, Maria Sakkari, no need on ju kõik maailma nimed, et sai ikka vinge saavutusega hakkama, Allar? No täiega ikka, loomulikult, et ma pean au andma Jaanile, et tegelikult need täpselt samad punktid, mis mitte ainult finaalis, vaid tegelikult terve turniiri vältel, kui vaadata tema esimest servi ja kui vaadata tema tõrjet, siis need olid ikkagi kõvast üle keskmise. Ja just kas see tuleb sellisest, nagu ta ise ütleb, et mingisugusest pingelangusest või pingevabadusest, siis ma võib-olla ei oska nagu nii täpselt öelda, millest see tuleb, aga kui ta ütleb, et ta mängib vabalt, ma isegi julgeks öelda, et ta võib-olla servil oli selline 3-4 kilomeetrit kiirust veel juures, et kui ta siin Sviantekiga ütles, et ühtegi palli ei tohi nii-öelda lihtsalt lüüa, et kohe on sul endal jalad õhus, siis mulle eile tundus, et Sakkaril olid ikka päris tihti jalad õhus kogu aeg, et seal pallil on kuidagi sellist lõtvust, kiirust ja hoopis nagu teine rütm on mängus, mis on võib-olla vanasti olnud. Ja kui me vaatame tõrjeid, mille pealt ma seda ütlesin, et tõesti ma mäletan see 13-aastaselt umbes, kui ta seal mängis oma esimesi ITF-i turniire, siis ta oli üliagressiivne vastase servidel. Ja seal oligi niimoodi, et jumala eest, et 2-3 korda tuleb pall tagasi, et see nagu tema jaoks ei olnud toona õige. Ja Sakkari jõulist servi, esimese servi sa lööd lihtsalt punktiks talle, tõrjub punktiks. Jaa, nõus, et see ei olnudki võib-olla, ma ütlen, et mul ei olnudki tunnet võib-olla, et ta nagu niimoodi riskis ja silmad kinni lõi seda palli, aga ta läks väga kontrollitult ja sellise lihtsa kiirusega seda palli lööma ja sellest täiesti piisas, et see oli, ma ütlen, need protsendid, mis ma ka eile vaatasin, Kvitavast oli täitsa hullumeelsed, seal kuskil 70 või pea üle 70% nii esimene serv kui ka tõrje, et sellise mänguga loomulikult, et kui nagu sa ütled ka, et saaks Grand Slamil ka selle paketi kokku
noh, kas 5 mängu või 6 mängu või 7 mängu veel parem, eks ole, siis loomulikult võib sealt igasuguseid nii-öelda väga positiivseid üllatusi tulla. Üks asi, mida ma veel märkasin Aneti mängu jooksul läbi terve selle turniiri, on see, et ta enam ei ürita niivõrd seda joont tabada, kui ta on vastase juba enam-vähem välja mänginud, vaid ta jätab ikkagi endale piisavalt palju eksimisruumi. 30 sentimeetrit sissepoole ja mõni aasta tagasi, kui ta Šarapovga just mängis ka väga hea mängu ja sealt oli kohe näha. Üks vahe tuligi sellest, et Šarapova lõi lihtsalt julgemini sinna väljakusse, aga Anett, ju ta siis tõesti psühholoogiliselt vaatas, vaata, et kes mul vastas on ja ma pean täie jõuga taguma neid palle sinna joonele, ei pea. Jah, ka nõus, et ja võib-olla see hakkabki nagu sellisest nagu kindlusest ja serviste tõrjest ka peale, et sa saad hea servi mängu, sa tekitad kohe endale eelise, sa tekitad ruumi väljakusse, sa ei pea neid palle lööma nii-öelda joone peale sinna või joone juurde, vaid sulle võid ka lüüa sellise poolemeetrise või meetrise varuga neid palle sisse, et noh, nii-öelda kõik hakkab löök löögist peale, et serv, järgmine löök ja sealt edasi, et väga positiivne pilt oli. Ja kiirelt ütlen veel, et üks, milles Anett on kindlasti edasi läinud ja nüüd mitte selle viimase kuuga, vaid selle aastaga on tema rabakud. Enam niisugust asja ei ole, et see rabak võrku läheks, nagu Sakari läks, jah. Ja Sakaril läks, aga Anett lööb need rabakud ikka täpselt sinna, kuhu vaja ja ääretult enesekindlalt. Ta on saanud jalad nagu kenasti tööle, saab ilusasti sinna palli alla ja enam ei ole niisugust asja, et rabak, et nüüd võib juhtuda. No võib-olla esimese rabaku pealt kohe äralööki ei tule, aga siis teise pealt ikka. Just. No see sama statistika, mis Jaan ka intervjuus välja tõi, et ma ise esimest setti väga palju ei näinud, sest paralleelselt toimus vormel 1, aga ega seal midagi väga palju vaadata ei olnudki, sest ainult 2 punkti kinkis Anett oma pallingul Sakarile. No see on ju domineerimine. No kindlasti, aga nagu ma ütlesin ka alguses, et see läbi nädala see serv andis talle nii palju juurde, et ma usun, et ta ei löönud võib-olla väga palju ässasid, kuid ta tekitas kohe selle serviga eelise ja ma julgen väita, et seal oli servil ka kiirust natukene juures, et just läbi sellise lõtvuse ja pinge vabaduse oli see serv võib-olla natukene kiirem ja natukene nagu raskem ka vastasele, et seda kindlasti, jah. Esimese seti servi protsent 83, teises 75. Pole väga. Jah, kahju, et seal ei olnud kiirusemõõtjat, radarit ei olnud, et oleks tõesti tahtnud näha, et mis see servi kiirus on, aga ütleme niimoodi, Kvitova tõesti mänginud oma elu parimat tennist ja eks ta hakkas seal natuke jonnima ka, aga Sakari või ma just mõtlen, poolfinaalis, aga ka tema puhul, eks, et mängib kodupubliku ees ja tegelikult see esimese setiga sult võetakse see tuju nii ära, 6-0 saad tappa, muidugi hakkad jonnima selle peale. No 2 viimast vastast ju eriti, kellega Anetil on võib-olla mingi kana kitkud, et Petra Kvitovaga on kindlasti valusalt meeles Stuttgardi finaal ja Maria Sakariga ju värskelt Tokyo olümpia avaringis hämmastav, kuidas üks siuke väike faktor nagu ilm võib mängu hoopis teisele poole pöörata. Mäletame seal Tokyos palav kuumus, Anett võitles krampidega, Sakari mängis nagu oma koduhoovis. Anett küll ütles, et ta ei mõelnud väga sellele mängule, aga mis te arvate, et Kuklas ikkagi on see revanši õhkkond ja see võimalus ikkagi peas olemas? Ma arvan, et selle eelmised mängud olid küll mõlemad, ma arvan, unustanud ja kui neile võib-olla meedias meelde ei tuletaks, et seis on 6-4 ühele või teisele poole, et ega nad väga ei tea seda, ehk ma arvan, et aga selles mõttes nad teavad, et nad on palju mänginud omavahel, nad tunnevad üksteist, nad natuke nagu teavad, mida teineteiselt oodata kindlasti, et aga nüüd, et olümpia revanss või eelmise mängu revanss, et seda on iga päev on nagu jällegi uus turniir ja uued vastased ja tuleb nii-öelda jällegi nullist alustada, et kõik, mis on läinud, see on läinud. No kerime korra aega tagasi juunikuu lõppu, sealt hakkas siis pihta seeria
5 kaotust järjest, neist 4 avaringides, aga nüüd on siis 12 mängust 11 võitu. Ma pole kogu Aneti karjääri statistiliselt tagasi vaadanud, aga ma arvan, et ega tal seda varem pole vist kunagi karjääris olnud ka. Võib-olla selle ITF-i aegadel. Jah, ega ei oska ka niimoodi statistikat öelda, aga loomulikult on see ju väga hea seeria, et noh, ma arvan ka võib-olla mäng enne Chicagot oli vist Montreal, kui ta mängis selle Ons Jaboriga 3 seti, oli ka juba nii-öelda tasemelt, oli väga palju parem, ma arvan, mis ta ennem on mänginud. Aga selle ta küll kaotas veel, aga jah, noh, nii nagu Jaan ka sa ütlesid, et ega kuu ajaga nagu ükski treener nagu midagi nagu mängima sind paremini ei pane, aga tegelikult ta võtab välja sinult selle, mis sinu sees on ja noh, ma ise olen küll nii-öelda näinud ja Anett on tegelikult ju mänginud mingid hetked, mängib ikkagi väga-väga head tennist ja siis ta on võib-olla ära kukkunud, et täna on selline seeria siia ja 2 turniiri võitu. Loodetavasti see selline keskmine tase ja hea hoog nagu jätkub. Jaan, mis sina arvad, kus see vormikõver nüüd järsku nüüd siis püstloodis üles läks? No ega me tegelikult ei tea, mis seal taga toimus ja kuidas see treenervahetus mõjus ja kuivõrd palju sellest tuli ebakindlust ja eks see ilmselt ole põhjus ja just eks nagu Anett ise ütles ka ju intervjuus, et ma olen mänginud ju ka väga head tennist, aga tema probleem ongi olnud see ju, et ta ei suuda seda paketti kokku panna ja tal on, noh, keset mängu võib tal see tuju ära kaduda, aga siin ju, kui sa sellise hooga lähed ja kogu aeg come on rusikas sul püsti mängu algusest mängu lõpuni välja, et tahaks tõesti nüüd näha, et nüüd ta kohe sõidab Ameerikasse, seal on juba treener olemas, Tursunov ja siis tehakse koos tööd ja mängitakse neid turniire, et tegelikult minu jaoks on ju tähtis see, et kuidas kulgeb 2 hooaja vaheline treeningperiood. Et minu meelest, et see paneb kogu selle asja paika, kas see tulevik on tõesti niivõrd väga hea ja helge ja võime hakata lootma häid kohti ka suurturniiridel, et see on nagu otsustava tähtsusega, et need on praegu tõesti üksikud killud, praegu siin tõesti 2 turniiri võit on väga hea, aga selge see, et ta ei lähe ju nüüd nii, et võidab Chicago, võidab siis Indian Wellsi, eks no seda oleks palju loota, aga just oleks vaja, et ta saaks selle kindluse viia järgmisse aastasse läbi nüüd siis selle pikema treeningperioodi. No sa, Jaan, mainisid, et neid vaimseid ärakukkumisi ei ole ja vastasele ei näita oma frustratsiooni välja. Ma hakkasin mõtlema, mitu reketit tegelikult Anett selle turniiri jooksul puruks peksis selle läbi, et mitte tema, vaid tema vastased. No tegi seda ju Sakkari, tegi seda Kvitova, minu meelest benchis Padosa, Kirstea lõhkusid seal samuti, et Anett hoopis võtab vastastel tujure. Ja absoluutselt niimoodi ja tegelikult noh, nagu ma saan aru, eks, et reketitootjad hakkavadki varsti lepingusse kirja panema punkte on ju, eks, et kui palju Anett Kontaveit vastu võib reketid ära lõhkuda, sellepärast et noh, eks nad kannavad ju suuri kulusid. Ma arvan, et selline mäng Anetti poolt võtab kõigil tuju ära peale tennisefännid, et kui sa ikkagi sellise vastasega mängid, siis ei ole midagi väga rõõmsat. Rääkides, et mis Anetti mängus võib-olla muutunud on, siis no, mina ei näe mingit muutust, et agressiivne on ju kogu aeg olnud, lihtsalt see vahe on, et kas ta eksib või ei eksi? No jah, eks ju, kui vaadata nii-öelda mängu sellist, ütleme, orgaanilist mängu, nagu ta on, ega enamus punkte lõpeb kellegi veaga. Ja ma arvan, väga suure määrava tähtsusega on see, et kes ikkagi vähem neid nii-öelda lihtvigu teeb, sellel on ka väike eelis, et ega ässade ja äralöökidega otseselt ju mängu ei võida, et kui vaadata kõiki punkte kokku ja palju sa äralööke teed. Aga noh, eks see tulebki ju, ma arvan, et see on selline kompott, et ega siin ei ole ühest asjast nagu kinni võtta, et nagu ütlesin, et hakkab peale enda serviga, kui sa tunned, et sul on serv jookseb, serv on kiire, serv on varieerid, protsent on hea, siis on sul väga palju lihtsam järgmisi lööke teha ja see annab sulle jällegi sellise enesekindluse järgmisteks löökideks, järgmisteks punktideks ja samamoodi tõrjel, et see paneb ju ka kohe vastase nii-öelda pinge alla, et tema paremini lööma, natuke riskeerima
ja mis paneb ka vastase eksima võib-olla rohkemalt seal juures ja eks see on selline nii-öelda, ma arvan, et Anett on oma viimastel aastatel üldse võib-olla oma viimaste treeneritega rohkem hakanud neid punkte läbi mängima ja rohkem nii-öelda mängima seda mängu ja punkte ja palli nii-öelda vahetusi. Et nagu ka ennem rääkisime, et võib-olla ta on mänginud liiga riskeerivalt, et täna ta võib-olla nii riskeerivalt ei mängi, aga samas on mängul on kiirus, mängul on tempo ja see on see, mis tegelikult ju nii-öelda löök-löögi vastu päeva lõpuks paneb vastasega raskesse olukorda. Ja eilses mängus oli mitu head momente, kui nad Sakariga hakkasid taguma neid krosse ja kummal nüüd siis ennem see närv üles ütleb, eks, et kes hakkab seda piki piira aga Anett oli rahulikult, kui lööme, siis lööme, lööme 5 korda, lööme 6 korda. Sa oled valmis lööma nii palju, kui vaja on, ja sa leiad ja otsid õige koha, millal siis on võimalik lüüa mööda joont, kui üldse on vaja lüüa. Ja aga paraku seal oli mitmel puhul oli just see Sakari see, kelle närv üles ütles ja sealt tuligi viga sisse. Ma arvan, et kõik on hakanud märkama, et Anett on neid pigemaid punkte hakanud võitma. See tähendab ju kindlasti ka paremat füüsilist ettevalmistust. Ma küsisin seda üks päev Anetilt, et oled sa midagi füüsilise poole pealt muutnud? Ta ütles, et ei, väga ei ole, et ajan oma rida edasi. Aga kui nüüd vaadata kas või tema jalgade tööd, et kuidas ta läheb ja toob need uskumatud pallid ikkagi nurgast ära ja toob teise ja kolmanda järjest, et ei tahaks väga uskuda, et ta ei ole midagi muutnud ja kuskil vunki juurde keeranud. Jah, võib-olla ei peagi alati nagu vunki juurde keerama või midagi otseselt muutma, aga eks see on ka ju, kui sa lähed sinna mängu sisse, sul on võib-olla vaja tehagi nii-öelda päevast päeva, nädalast nädalasse mõned löögid rohkem ja mõnikord ühele poole, teisele poole joosta ja sa harjud sellega, sa oled valmis jooksma ja loomulikult on ta füüsiliselt tugevam, see on nagu selge, et võrreldes viimaste aastatega, et siin ei ole midagi rääkida, aga kas ta nüüd täna on veel midagi teistmoodi ja midagi nagu juurde pannud, see on võib-olla nipet-näpet, et just selline meeleolu, psühholoogiline valmisolek mängida neid palle, lüüa seda nii palju krossi kui vaja on ja see on võib-olla nagu suurem selline edasiminek kui selline füüsilinegi. Ja mida rohkem trenni teed, seda paremaks muutud, eks, ja võib arvata isegi selle sama füüsilise pealt ei peakski minema kogu aeg aina paremaks. Jällegi üks element on nüüd viimasel ajal kas nüüd aasta-paari jooksul Anetti mängu toonud ja millest on ka palju kasu, on eestkõlõige, mida minu meelest ta aastaid tagasi väga edukalt ei teinud, aga ütleme niimoodi, see ei ole tal kaugeltki perfektne praegu, aga ta suudab selle palli ära upitada ja tihtipuhku selle palli üle tuua. Ja eilses mängus ta ei kasutanud veel üht oma elementi, kus ta on tegelikult väga hea, on ju stopp-pallid. Et kui me paneme kõik need asjad juurde ja kui ta ka selle elemendi mängu endale rohkem sisse toob, jumal, siis saab ju vastastel väga-väga raske olema. Just, et võib-olla ta nägi, et see, mis ta tavaliselt teeb, see toetas, et ei ennetki vaja varieerima hakata. Just täpselt. Anett tegelikult on ju, ma arvan, et Anetil on nii-öelda väga head käed, et ta tunnetab ikkagi palli suhteliselt hästi võrreldes võib-olla mõne teise naismängijaga seal tuuri peale ja sellepärast on ka need päästvad pallid. Üks asi on jalad, teine asi on, kuidas ta selle käega tagasi mängib ja loomulikult stopid ka, aga eks kui sa sellises tempos mängid, nagu nad seal täna mängivad, siis tegelikult seda stoppi vahele lüüa on suhteliselt raske. Et lihtsalt see kiiruste erinevus on nii suur, et seda on keeruline sooritada. Aga tal on saati tagataskust võtta ja ta teab, et kui on vaja vastast natukene nii-öelda rütmist välja viia ja teistpidi liikuma panna, siis ta suudab seda teha. Jah, Anett võiks veel ühte elementi parandades on see kõrgete pallide löömine, mis on Kaia Kanepi täielik trump, eks. Et Kanep ju võtab tempo niivõrd kenasti maha, lööb kõrge palli, siis antakse see sama kõrge pall talle vastu ja sealt tuleb niuke pomm, et sellele vastu, see oleks ka nüüd Anetil vaja veidi paremaks saada, et praegu paraku need kõrged pallid ta lööb ka ikkagi üsna, ta ei ründa sealt pealt. Jah, eks see on, et võib-olla tema mäng on alati olnud selline lamedam, kiirem, madalam, et jällegi
selline palli varieerimine natuke sõltub vastasest ka, aga jah, ma olen täiesti 100% nõus, et Kaia teeb seda väga-väga hästi ja mängib just sellise pika palliga vastasele nii-öelda pika palli taha, kus saab lühikese palli vastu ja siis tuleb põmaki sealt laksakas teise nurka, et eks see, mida varieerivam sa oled tegelikult mängus, seda raskem on ette aimata, mis sa teed ja seda parem mängija sa oled ja ma arvan, et kõik need asjad on vaja nagu mingite vastaste vastu nagu kasutusele võtta ja kindlasti ka harjutada neid. No see fantastiline turniir tõstis Anett Kontaveidi hoobilt VTA rankingus 30. kohalt 23. Edetabeli jutud olid ka üks teema selles intervjuus, mis meil kõik siia sisse ei mahtunud. Sai talle meelde tuletatud seal ja meie kolleegide poolt, et tõusis ju Sakkari esimest korda esikümnesse ja see oli siis Sakkari üks suur teema ka pressikonverentsil. Küsiti, et Anett, millal sul siis plaanis? Loomulikult Anett selliseid veksleid välja ütlema ei hakka, aga mis ta huvitavat märkis oli see, et jah, et vahepeal võib-olla kadus endalgi see usk ära, et kas see top 10 on võimalik, aga nüüd tundub, et hakkab nagu taastuma see usk. No tundub küll. Vaata, me rääkisime sinuga, Gunnar, pärast USA lahtisi, et kui ta kukkus Anett 30. kohale, et nüüd hooaja lõpus ta peab tegema kõik endast oleneva, et Austraalia lahtisteks saada asetus. Ehk siis olla 30, et seal oli asi juba piiri peal, aga nüüd ta on selle turniiriga kerkis üsna niukesse turvalisse tsooni, kuigi sealt nüüd oleks ikkagi vaja veel Indian Wells võib siin segamini pöörata palju asju, et suured punktid mängus. Just, et tegelikult seda edetabeli kohta tuleb jälgida täpselt sama, nagu Kaia Kanepi peab ju seda jälgima. Temal on ju teine asi, et ta saaks kohe põhitabelisse ja ühes intervjuus ta ütles ka, et nii kaua, kui ta on suurturniiridel põhitabelis, nii kaua ta mängib, et siis sealt vaatab edasi. Kaia juurde me veel jõuame ka, aga tahtsin veel meeldivat statistikat välja tuua, et palju meil üldse on 2 turniiri võiduga naismängijaid VTA karussellil. Ma mõtlen üksikmängu võite, ega siis palju tegelikult ei ole. Hakkame pihta: Ashley Barty 5 turniiri, Barbara Krejcikova 3, Arina Sabalenka 2, Swiatek 2, Danielle Collins 2, Darja Kasatkina 2 ja siis ongi Kontaveit ja Clara Dawson ja paneme poe kinni. See on tore nimekiri. Jah, kus olla? Ja see näitab, et neid 2 turniire ei ole ikkagi väga lihtne võita. Ja veel üks statistika, siin eriti kuum teema oli Kaia ja Aneti võrdlus, siis kui Anett tõusis 14. kohale, et hakata siin ütlema, et Kaial on ikkagi veel palju rohkem finaale mängitud, Slammi veerandfinaalid loomulikult sinna Anett veel peab pürgima, et Kaia kõrvale tõusta oma ühe veerandfinaaliga versus Kaia 6, aga Kaial on 9 finaali, Anett tõusis nüüd 10 peale. Anetil on 3 tiitlit, me ei tea, kuidas see Grampians Trophy seal Austraalias oleks lõppenud, kui ta poleks jagama jäänud seal turniiri võitu. Kaial 4 tiitlit, 15 kohta, kaotasin nüüd ära mitu teist kohta, Anetil on aga 3 tiitlit, 16 kohta ja 1 jagatud, et paistab, et ega kaua enam minna pole, varsti on möödas Kaiast. Jah, aga see on väike statistika ja kui ta Kaiast läheks mööda selle poolest, et kui Kaia on jõudnud suurel slämmil ainult veerandfinaali, siis lõpuks keegi võiks ju selle poolfinaali koha ära tuua ja see minu jaoks on see natukene anomaalne, kuna mängitakse sedavõrd head tennist ja läbi aastat, eriti just Kaia, kes on tõesti niivõrd pikalt mänginud ja näed, pagana ei ole poolfinaali saanud. Ja nüüd viimastel aastatel Anett samamoodi. Ja just. No räägime siis Kaias ka. Kaial seal oma võimalused on olnud tegelikult, aga jah, ei ole veerandfinaalis kaugemale õnnestunud saada. Räägime siis Kaias ka, justkui märkamatult, paratamatult jäi siin Anetti mängude varju. Võitis Kaia ka turniiri, ITF-i turniiri USAs Fort Worthis. Vastased ei olnud küll väga nimekad, ma loen teile ette
võite käe püsti tõsta, kui te mõnda neist nime varem kuulnud olete. Sophie Chung, Quinn Gleason, Emma Navarro, Aleksandra Bozovitš ja Kayla Day finaalis. Perekonnanimesid oleme kuulnud Navarrod näiteks, jah. Küll, jah. Aga see on Emma Navarro Ameerikast. Aga noh, võit on võit. Võit on võit ja üritab siis ikkagi tagada seda, et edetabelis nii suurt kukkumist ei tuleks. Et ja täna ütleme turniiri valiku mõttes on need 25 000 on ja punkti mõttes on ikkagi väga, väga okei punktisaak nii-öelda Kaiale, et ja kus tal ei ole ju veel kõik turniirid nii-öelda täis ka, mis maksimaalselt võib arvesse minna, et kõik, mis tuleb, on nii-öelda positiivne edetabeli koha mõttes. Ja nüüd ta läheb vist minu teada Chicagosse ka mängima. Mõlemad, jah. Tahtsingi nüüd Chicago tabelist natukene rääkida. No Aneti jaoks kindlasti uus olukord, et võidad siin ühel mandril turniiri ja pead kohe alustama järgmist. Õnneks ta tänases ajakavas ei ole ja vaevalt, et homseski veel, aga ikkagi see ajavahega kohanemine ja kõik see mängib rolli. Me teeme Jaaniga omas käest, et alles Jaapani ja Eesti vahet tundsime, see oli päris kohutav isegi. Aga Anett alustab siis turniiri Madison Brengli vastu, ameeriklanna, võib-olla kõige säravam nimi ja kõige ohtlikum vastane ei ole, aga just see fakt, et Brengl on kindlasti kodumaal saanud harjutada ja on selleks turniiriks palju paremini valmis. Oled sa nõus, Allar? Jaa, kindlasti. Ja kas ta mängis Anetiga või Kaiaga siin mõni aeg tagasi kuskil? Kaiaga äkki Austraalias? Jah. See on täpselt see, et ta on nii-öelda omas kodus, omas keskkonnas olnud. Anett tuleb turniiri võidu pealt, teine mander, ajavahe. Eks me kõik loodame jällegi, et ta alustab samas kohas, kus ta eelmine nädal pooleli jäi, kuid eks kõike võib seal juhtuda, et see on jällegi uus turniir. Jumal teab, mis seal saab. Et nii-öelda mängu mõttes, et Kanep ja Brengl on kohtunud ainult Brisbane'is 2015. Kuskilt on meeles, et nad mängisid, aga võib-olla ma eksin. Jah, igatahes vaadates, mis saaks turniiril edasi Kaia Aneti jaoks, siis teises ringis on selline jaapanlanna nagu Mai Hontama või siis Caroline Garcia, kellega ka mõned kanad on Anetil kitkuda. Aga Kaia vastastest rääkides leiame tema ka siit tabelist üles 1-1 hetk. Aga väga ei leia. Teichmann on tal vastas. Jaa, Jill Teichmann, just. No mängis ju alles ka siin Ostravas veerandfinaalis Kvitovaga. Jah, aga tema saab nagu kiiremini sinna teisele mandrile ja saab ajavahega veidikene paremini kohaneda, aga jah, Kaia mängu ju ei näinud, aga Kaia on Kaia, eks, et ta võib võita kõiki ja ta võib kaotada kõigile. Ja seal võib siis teises ringis vastu tulla kas ameeriklane Coco Van de Veghe või siis poolatar Magda Linett ja kolmandas ringis koidab selline nostalgiahõnguline vastasseis nagu Anastasia Pavlyuchenkova Kaia Kanepi kirime aega 10 aastat tagasi. No ütleme niimoodi, et see ei ole nüüd maailma kõige keerulisem tabel Kaiale. Võib-olla Kaia kasuks, ma arvan või ma loodan vähemalt, et räägib see, et ta on ikkagi nüüd 5 mängu mänginud jällegi samal mandril olnud, et võib-olla ta siin eelmised turniirid on läinud ikkagi päris külmalt veel peale, et ei ole saanud neid mänge nii palju alla. Ja võib-olla ka tänu sellele on need mängud natuke üles-alla käinud nii-öelda mängu jooksul. Aga nüüd on mängud all, küll võib-olla mitte sellisel tasemel, nagu nüüd vastu tuleb Jill Teichmann ja teised, kui esimene ring õnneks läheb, aga ikkagi, et nii nagu sa ütled, Kaia on Kaia, et see on võib-olla nagu väga õige selline iseloomustus Kaia kohta, et ta suudab kõike üllatada ja oma mängu nagu mängida seal. Ja rääkides veel nostalgiast, siis sellise huvitava nime leiab ka sinna wildcardi alt nagu Kim Clijsters. Ei tea, mis plaan temal veel tennises on? No, ma ei usu, et tal nüüd mingit otsest plaani on, aga elab Ameerikas, et võib-olla lihtsalt on hea koduklubi kuskil, keegi hea onu on talle andnud wildcardi.
jah, tõmbab rahvast. leidis keldrit koristades reketi üles ja tuletas meelde, et pagan, ma mängisin ju kunagi tennist, et läheks proovis veel. Mine tea jah, kellel ta siin veel peavalu võib valmistada. Aga rääkides kiirelt, mis toimub maailma tennisemeedias, siis ega ei leia tegelikult enam uusi uudiseid üles, sest ainult üks nimi ja see on Emma Raducanu. Me oleme ise temast palju kirjutanud, Jaan, sa kirjutasid, kuidas britid peavad teda $1 miljardi tüdrukuks. Vaevalt olid võidurahad üle tulnud, kui juba oli treeneri vahetus, siis anti teada selline ehete firma nagu Tiffany, sõlmis temaga, kes teab, mitu miljonilise lepingu, et noorel neiul niimoodi katus pealt ära ei sõida või? No see treeneri vahetus oli kohati põhjendatud, ma lugesin ka sellest, ta ütles, et kuna ta siiamaani ei ole nagu naiste tuuril väga palju mänginud, siis nüüd vajab ta treenerit, kes tunneb kõik neid olusid, valusid ja võlusid ja oskab mängija ette valmistada just nendeks nii-öelda terve aasta kestvateks mängudeks ja just seal raskel naiste turniiril, aga noh. Aga vana treener vist lämmi võiduni? No seda nüüd küll jah, aga ilmselt ta pidas seda mitte piisavaks ja teine küsimus on ka võib-olla finantsküsimused võisid treeneriga tekkida ju, et milline protsent tuleks võitudest ära anda või midagi nii, et see on jällegi keeruline sõnada, kui sa tausta ei tea. Jah, ma olen nõus, et seal taustal võib olla väga erinevaid asju, kuid samas ma arvan, treeneri vahetustest kui sellistest ei tasu võib-olla nagu väga suuri numbrid alati teha, et seal ongi väga palju nüansse on taga, see on üks pool ja kindlasti nagu Raducanu poolt ka, et on täiesti uues olukorras, nagu täiesti uues olukorras, et naiste tuure ees sa oled Grand Slami võitnud, et need nõudmised, mis on tegelikult vaja ja mida sa nagu tahad edasi teha, et sa pead vaatama seda perspektiivi ja sa pead mõtlema, kellega sa koos edasi lähed ja mismoodi ja just see kogemus ka treeneri poolt, ma arvan, et see on tegelikult tähtis, et treener on olnud seal, ta oskab nii-öelda natuke nagu täpsemalt sulle ka seletada, mis sind ees ootab ja kindlasti, et ma ei usu hästi, et tal saab olema väga lihtne see järgmine periood, et need raha rahaks ja Tiffany või mitte Tiffany, aga sa oled Grand Slami võitnud, sul on enda lootused suured, sul on teised panevad sulle ootused peale ja seal on, kõik on näljased, et ei ole midagi lihtsat, et siin samas nüüd võib tulla sul mitu nädalat järjest, kus sul ei õnnestu võita, et kõik on võimalik seal. Ja tegelikult mikskipärast see nii-öelda fännid, Briti meediad, kõik ei pööra sellele tähelepanu, et see oli tõesti hea välgatus, aga tal oli ka ju turniiritabel küllaltki soodne ja just nüüd see edasine, mis juhtub, kui tekib tõesti niisugune mõõn, et kaotad esimeses ringis, teises ringis, esimeses ringis, kõik hakkavad siis möll hakkab ümber sinu ju käima, et mis toimub, et kas sa oled siis Jelena Ostapenko, kes võitis ühe turniiri ära ja siis kukkus maailma 50-ndaks, et seda on psüühiliselt väga keeruline seda seisu taluda neiul. Seda murekohta lahetakse ka välismaa tennise podcastides, et mis me võib-olla ära unustame selle noore neiu puhul, et tema pool elu on ju tegelikult sotsiaalmeedias, et nüüd on tal ka rohkem sotsiaalmeedia fänne, see tähendab ka rohkem neid kihlveopanustajaid, kes loodavad tema võidule ja kindlasti on väga varmad andma teada, mis nad temast arvavad, kui ta ei võida, et paratamatult tennises tulevad ka kaotused ette ja tulevad ka mõõnad ette ja ma arvan, et see on igati loomulik, kui Raducanul pärast sellist tramburaid väike mõõn tekib. Pigem ma arvan, et kui vaadata tervet aastat, siis sul on tennises selline 3-4 maksimaalselt võib-olla kõrgetke ja ülejäänud on suhteliselt selline keskmine rahulik vesi ja kui läheb veel halvasti, siis on mingi hetk nagu mõõn, et selliseid ju välgatusi on ikkagi vähe nii-öelda aasta jooksul, et loomulikult on kõik need faktorid seal juures, et see, mis seal taustal käib, et ma arvan, me keegi siin ka, isegi mina ei oska nagu kõike seda näha või öelda, eks ole, need samad need
sõnumid, mis sa siin ette ütled, et tulevad ja kõigega tuleb nii-öelda hakkama saada, et kõik on uus tema jaoks, et see pinge on tegelikult on peal tal, kuidas ta sellega hakkama saab, on nüüd nii-öelda küsimus tema enda jaoks ja ma arvan tema tiimi jaoks ka. Raducanu näol on muuseas tegemist Aneti nüüd tabelinaabriga 22. kohal. Saab olema huvitav näha, kumb kummast mööda läheb. Raducanul tundub, et punkte on ikka kõvasti vähem kaitsta, et lend peaks olema hoogsam. Selles mõttes küll, jah, aga eks näha ole, kuidas see minema hakkab ja ei saa kurta, et Aneti lendki nagu praegu väga, väga kehv oleks. Aga selge, nende juttudega siis täna tõmbame sellele podcastile joone alla. Aitäh, et kuulasite, aitäh Allar ja Jaan tulemast. Olge. Järgmise korrani.